tere tulemast Elukude lainele siin varahommikul Kalamajas oma vaikses ja armsas hoovikeses nautimas varahommikut, kasteses murus, elamas päeva sisse ja tahtsin jagada teile seda hommikust sellist tegevust, rutiini või ei tea, kuidas see väljendada. Mõni ütleb harjutuste kompleks või ma ei tea, aga üldiselt on selles mõttes on see selline hommikune sisseelamine minu jaoks, kus ma üritan esimese poole tunni jooksul jalad siia muru peale, kastase muru peale, jalaksid siia maha saada, siin kõndida ja siis elada päeva sisse ja proovida oma energiat siis väheke nagu liikuma panna sellises hommikuses aeglasemas rütmis, et päeval jõuab veel küll seda energeetilisemalt liigutama hakata. Aga see hommikune selline hommikurutiin on siis nagu rohkem mõeldud siiski nagu kehapesu, fascia liigutamine ja siis sellisel rahulikul moel, et siin ei ole väga suurt aktiivsust, eriti mis puudutab fascia liigutamist, et hästi selline aeglane, pigem tunnetuslik ja õrnus või selline pehmus, et pöörata talle nagu pehmemalt tähelepanu, et fascia liigutamiseks on ka selliseid aktiivsemaid mooduseid, kuidas seda elavdada või liikuma panna kehas. Aga üheks fascia näitamises, kas sul kehas fascia liigub õieti või mitte, on kindlasti see, et kas sul on kehas nagu tüsistused, kas sul on siin vöökohas mingisugune midagi ümber või siin ümber või igal pool, sellepärast et jalaliigeste osas samamoodi ja et kõik nagu fascia koguneb sinna igale poole vaikselt, kus ta liikuda läbi ei saa, siis ta hakkab vaikselt sinna kogunema, nii et suuremas osas ta on ikkagi siin nagu meil vöö osas väga suures osas nähtavama koha peal. Ja see on selline hommikune rutiin, mida ma olen aastaid praktiseerinud enda peal. Lihtsalt tunnen, et see loob minu päevale sellise mõnusa rütmi ja annab sellise hea toonuse mulle igapäevaliselt ja proovin seda ikkagi nii palju kui võimalik teha. Eriti suveajal on seda mõnus teha, siis on ju kõik veel nii roheline ja soe veel ja et talvisel perioodil tuleb seda toas teha, aga ei ole ka midagi hullu, et ega see nagu päevavalguse kätte minemine on suht selline peaaegu kohustuslik ikkagi suuremas osas ka talvel, et saada päevavalgust. See mul lööb selle päeval hea rütmi ja aitab selle kortisoolil ja siis õhtul ka nagu alla tulla, kui ta hommikul on selline aktiivne, et siis ta õhtul ka üleval ei oleks, et siis nagu see hommikune rutiin aitab ka seda õhtust kortisooli nagu alla tuua. Et siin on teatud kehaosad, mis ma kõigepealt aktiviseerin või millele ma tähelepanu pööran, on käed, siis on nägu, kael ja siis me hakkame minema, siis on jalad, eks ju, siit Eesti jalad ja jalatallad just spetsiaalselt ja siis on liigesed, liigeste fascia, eks ju, jalaliigesed, põlved, puus, selgroog ja õlad ja siis on põhimõtteliselt nagu veel lõppu tulevad veel kondipõrutusharjutused ka ühesõnaga, et see on selline rahulikum rutiin, et tulevikus proovin jagada veel aktiivsemaid rutiine, mis on keskendunud rohkem sellise aktiivsemale fascia liigutamisega, loomulikult liigeste lõdvestamine ühesõnaga ja liigeste avamine ühesõnaga samamoodi, et nendele samamoodi õlitamist anda. Ja kõige esmaselt, millega ma siis alustan, on käte aktiviseerimine ühesõnaga, et kuna nad on öö läbi oleme maganud, keha on selline suht nagu selline väheke nagu roidunud, veri ei liigu, siis alustan nagu kätest, et näppudest eriti just, et võtan need näpud nagu ükshaaval ette, hakkan neid lihtsalt nagu mudima, lihtsalt rahulikult mudin.
ei olegi nagu midagi keerulist, me kõik seda oleme teinud. Võtame siit nagu ette rahulikult ja hakkame nagu vaikselt mudima. Igatepidi niimoodi käime käe seljad ja kõik näpud üle. Mudime niimoodi igatepidi neid näpukesi. Noh, võid siin nagu igasugused moodused, kas sa võid niimoodi nagu niimoodi käia üle. Või siis teine moodus on moodustada nagu näputangid, et nagu tõmmata neid, mis kindlasti nagu on hea nagu näppudele fasciale, et sa tõmbad nagu see suht jõuliselt siin võib seda teha, sellepärast et ise tunnetad ka, kuidas see käsi nagu, et selle poolelt, kus sa sikutad, siis on kõik käepooled ja näpupooled, siis saad niimoodi nagu ära tõmmata ja kui krõksud käivad, on eriti hästi. Et see on kohe lihtsalt kasulik, ütleks niimoodi, et tõmmata neid lõtkusi väheke lõdvemaks ja lihtsalt anda niimoodi korduvalt sellist üks tõmmet ja verd ja kui hea see on. Ja siis loomulikult hõõrumised, peopesa hõõrumised, käe-selja hõõrumised, randme hõõrumised, et siia ka nagu ja siis on juba venitused, need raksud käivad, siis ai kui hea, kuulub ilusti marjaks ära. Et jah, et kui on käed juba päriselt piisavalt soojad, siis võime hakata minema nagu näole, et tegeleme näopesuga, et ega me eriti see näopesu nii väga palju ju ei tegele, kui hommikul näopesu duši all käime, muidu me seda nägu eriti ei puudu. Naisterahvad puuduvad rohkem, meigid ja värgid-särgid, et meil meestel nagu eriti ei ole, habet ajame, sellega see asi nagu tihti piirdubki. Aga siin on samamoodi, et kuna käe seljad on juba soojad, sest tundma, et käed tõesti soojaks lähed, et siis külmade kätega ei ole see nagu ise saad aru, et see kohe tunnetad ära selle erinevuse. Et siit täitsa rahulikult niimoodi hõõruda, hästi õrnalt, siin ei ole vaja alguses mingit jõudu ega midagi, lihtsalt käia nagu õrnalt niimoodi, alustada nagu siit õrnalt lihtsalt silitamist. Proovida nii palju, kui sul võimalik on sildada nägu igatepidi. Lihtsalt hõõruda, aga noh, kui juba edasi, kui nägu on juba saanud sellist läinud soojemaks läinud, siis võib hakata väheke jõulisemalt. Siis ma tavaliselt silmad alt proovin tõmmata välja, aga kui ma siit ka tõmban, siis ma proovin ikkagi siit midagi näostad ära viia, kas siis kõrva tagant üles või siit alla või siis kaela pidi välja, et siis näolihased, kõik see näolihased tegelikult lähevad siia kaela peale välja ja siia kõrva taha selga välja, et see on igatepidi siit kulmudega samamoodi, et siin on nagu näppudega sellist haagidest nagu kulmude pealt ka igalt poolt juba tugevamalt tõmmata seda näokest niimoodi. Et siin meelega siin nurkades on tunda nagu, et silmad kõik need vajavad väheke sellist hoolt ikkagi rohkem, kui me seda vahest neile pakume. Ja silma käin ka samamoodi, tõmban nende suht tugevalt, saab tõmmata seda nahka ja siis pärast käin lihtsalt tõmban samamoodi neid peopesadega ja silmad samamoodi ma saan tõmmata. Need lähevad ilusti silmaaukudesse. Tõmmata siit niimoodi hoppa seljada kõrvadest üle. Või siis alla siit välja. Niimoodi, et saab ka nii teha. Nägu on juba, tunnen, et on ilusti soojaks läinud, siis ma nagu hakkan pead kammima.
lihtsalt selliste algusõrnemate liigutustega lihtsalt tõmmata üle pea nagu kammiks oma peanahka. mul on seda lihtne teha, juukseid pole palju aga jah, kellel on juuksed rohkem, sellel on sipa keeruline, aga idee on ikkagi aktiviseerida peanahka ja kõiki neid närvotsakesi, mis meil peanahas siin üleval all on ja peanaha fasciat samamoodi. et see samamoodi aktiviseerib peanaha fasciat, et ma ei tea, et kõlab küll uskumatult, aga kui ma nüüd juuksuriius olen käinud mõned viimastel aegadel, siis juuksur imestab ka, et mis nagu juhtunud on, et juuksed kasvavad tagasi ja vähe sellest, et on nagu halli vähem, on ka tumedamad juuksed tagasi tulnud, et mine tea, kas on sellest rutiinist või millegist muust või toitumisest, aga eks ta nii hea on, kui peanahka nagu liigutada üldse, et see. ja seda kammimist, kui tunned, et on jälle, oled ennast ilusti ära kamminud igatepidi, siis selle peopesaga võtan kukla ette, et kukla ümbrus ühesõnaga, et siin on nagu, saab kukla ümbruse lihtsalt samamoodi ühelt poolt ühe käega ja lihtsalt teiselt poolt teise käega üle käia. ja siit samamoodi tõmmata lihtsalt seda nagu mööda kaela pidi, seda niimoodi nagu ülevalt alla ja siit välja. ja siis tulevad meie kõrvad. kõrvasid lihtsalt mudime niimoodi rahulikult üles-alla. igatepidi siit kõrvakesi niimoodi soojendada, samamoodi sikutada väike, mudida, käia rahulikult sõrmeotstega üle, kõik kõrvaniivud, kõrva seest. hea on ka neid venitada igatepidi üles-alla. ja siis teha kõrvadest kõrva ümbrik, nagu ma nimetan, et paned voldid nagu kõrvad kokku ja lihtsalt teed ringikesi ühes suunas ja teises suunas. ja kui tahad veel põnevaks teha, võid niimoodi ka teha, et nagu, aga mitte väga tugevasti. nii. ja järgmisena siis lähme, kui see on nagu tehtud, siis me hakkame, siin on muidugi veel mudimise võimalused, lihtsalt nagu käia üle need siit selja taga nagu need üleval olevad kaenalihased, mis tegelikult on läbi nagu väheke niimoodi puhkasenis küll olnud, aga muutuvad väheke kangemaks. et siit ka väheke tõmmata seda alla ja siit lihtsalt välja raputada see pinge, mis siin on öö jooksul kogunenud.
siis raputame näppudest välja selle. Ja nüüd me liigume siis nagu kaela peale põhimõtteliselt ja et kaela puhul ka hommikul tasub olla selline rahulikum. Et kael on selline ikkagi väga tähtis tegelane meie kehas, kehaosa, et kõik käib läbi selle, aga tegelikult kui vaata, kui õrnakid ja tegelikult meil on ja kui palju siis me tegelikult kaelalihastele ikkagi nagu koormust anname, eriti mis puudutab siis, kui me istume arvuti taga või laua taga kogu aeg, et istume nagu ette kogu aeg. Et nagu see kael saab ikka päris palju sellist valu, mida me isegi ei märka heas mõttes, et ta kogu aeg on tegevuses ja läbi selle käib kogu meie elu tegelikult. Et tema puhul tasub ka olla ikkagi õrnem pigem kui jäik ja järsk, et sellised järsud kaelaringid, mida tihti hakkame algust tegema, võib teha sellist karuteene. Et siin algus ongi, teeme lihtsalt väga lihtsalt ette-taha, lihtsalt. Tavaline asi, mitte mingit jõudu. Lihtsalt täitsa tavaliselt. Korduste arv on täiesti niimoodi enda valikul, aga olen märganud, et 20 korda on nagu miinimum. Ja siin ka ei ole vaja väga pingutada, ega proovisid ülevalt ka midagi, aga lihtsalt rahulikult. Hingamine käib nina kaudu sisse ja välja. Ja täitsa võite märgata, et need kaelalihased, kui te ette panete enda peakeses, siis te märkate, et need vedu tuletavad päris sinna keskselga peaaegu välja, et kui kaugel on kaelalihased tegelikult. Ja nagu näolihased ka, et tegelikult tuletavad täitsa siia rindkeresse välja, et samamoodi siin eespool ja tagapool, et see on nagu väga, see on nagu hea, kui neid hakkad märkama, siis saad aru, et kui palju on seotust meie kehas igatepidi, et kõik need lihasegrupid omavahel hästi pikalt lähevad välja kuhugi ja mõjutavad kogu seda meie rühti, mis on nagu kõige tähtsam üldse, et mida tasub nagu hoida, et rüht on jalad nagu maas, nagu lihtsalt see rüht, et sa oled jalgadega maas ja õlad on taga ikkagi rohkem ja rind on ees küll, aga avatud ja järgmisena siis on loomulikult kaela lihtsalt vaatamised, me vaatame lihtsalt paremale ja vasakule, aga mitte väga kiiresti, samamoodi rahulikult. Ja siin on, kui tunned, et kael nagu väheke krõgiseb, siis ongi see tegelikult märgiks sellest, et kaela fascia ei ole tegelikult väga vaba, sest mis juhtub, on ka see, et tekivad sellised müstilised kõhred siia meile, nagu mikroskoopilised ja väga väiksed, aga nad ei lase tegelikult fascia nagu liikuda ja ka energial liikuda ja lihased samamoodi muutuvad selle tõttu kangemaks. Et see on tihti ka seotud padjast, magamisasendist, tööasenditest, keha hoiakust muidugi ka väga palju, kuidas me keha hoiame. Ja siin on samamoodi lihtsalt rahulikult vaatamist.
et ei ole vaja pingutada siit taga, punnitada kuhugi, mitte midagi sellist. Lihtsalt rahulikult. Ja kui te märkate, et teie peopesad hakkavad sügelema selle kaela liigutamisega, siis saate ka aru, et energia on hakanud kehas nagu liikuma mõnusasti. Et see on nagu üks märk sellest, et energiaväike liigub. Ja järgmisena siis me teeme lihtsalt väikseid nõndanimetatud poolvaatamisi, aga nüüd me teeme väikse kaarega, et me läheme, pea läheb nagu alla ja siis me vaatame üle õla. Ja nagu niimoodi, proovime vaadata. Sest kui me läheme pearingidele, siis me kael on juba piisavalt soe, et pearingid on sellised väga tundlik teema, aga ei ole mõtet paugutada nendega kohe, et see pigem rahulikumalt. Ja siin lihtsalt nagu selle lõpus lihtsalt proovida silmadega nagu vaadata nii kaugele kui ulatab, aga mitte liigse pingutusega. Siin on ka hea nagu kujutletud pilti ette, nagu keegi sikutaks nagu siit nagu niidiga nagu ülevalt tõmbaks keegi nagu niidiga üles. Et sa oled nagu su keha on nagu selline niidi otsas rippuv nagu skelett oleksid, et sa nagu teed kõike seda mingisugusel moel. Oled nagu selline liikuv skelett siin, eks ju. Ja siis pea nagu lihtsalt on tõmmatud nagu välja. Ja siis nüüd me võime minna hakata pearingidele, et pearingide puhul samamoodi, et see nagu see niit kuidagi tõmbaks, keegi nagu sikutaks sind mööda pearingi ja silmad kinni või lahti, see on nüüd igalühele nagu vaba valik. Et kui silmad lahti, siis see silmade lahtiolek aitab nagu väheke rohkem tõmmata võib-olla seda pead nagu kaugemale mingis mõttes, sest silmad lähevad sinna. Sinu keha ikkagi minema sinna, kus su silmad lähevad, et noh, aga silmad kinni ka väga hea. Tunnetada lihtsalt seda pigem seda kaela rohkem, et mitte nii palju tähelepanu pöörata selle ümbritsevale ja täitsa rahulikult. Ja siin ees ka niimoodi, kui see pea tuleb, siis lasta tal nagu rahulikult kukkuda. Ja siis tunnetada, kuidas selja peal need kaelalihased, kui kaugel nad lähevad. Oi, nad lähevad sinna päris alaselga sul välja. Ja siin on väga hästi tunda, kuidas su kaelake teeb oma mõnusat sellist väikest sükest
Reginat, Raginat, aga see oli hea. On piisavalt tehtud, siis no ma ütlen 20 on miinimum, siis nagu kael läheb soojemaks 20-st üles, et ei ole seda vahest seda numeroloogiat nii palju vaja jälgida, pigem tunnetuslik, et ega alla 20 see ikkagi minu kogemus on see, et sul nagu midagi nagu eriti liikuma ei hakka. Et vahest see lugemine on vähegi häiriv isegi, et kui tahad keskenduda konkreetselt selle peale, mis tunne sul kaelas sees on ja tunnetada seda, kus see kael seesmiselt nagu õlitub või kuidas ta seal kõik see lahti rullub, kuidas alaselga ulatuvad välja kõik need lihased, kaelalihased, mis tõmbavad siit, see on hästi huvitav. Aga siis me liigume tegelikult edasi nüüd jalgade suunas, et see on ikkagi järgmine asi on meil jalg, eriti just jalad ja jalatallad ja siin on üks selline väike niisugune tegevus või selline häkk, võib-olla häkk öeldakse moodsas keeles, saaks öelda inglise keeles hacking, et see on nagu tegelikult tegemist meie tasakaaluga ja üldse tasakaalu tunnetusega, et tasakaaluga on selline huvitav lugu, et meie keha tasakaal tegelikult sõltub jalataldadest, mitte nii palju, kui me nagu arvame, et see sõltub meie ajust, kuidas meie aju reageerib. Et enne kui üldse aju jõuab reageerida, siis meil tasakaalupunktid on tegelikult jalataldade all. Ja need on 3 punkti. Need on väga lihtsad. Need on siin 1, 2, 3. Et nende vaheline kooslus tegelikult, nagu see jalataldade tunned, eks ju, sul on 3 sellist punkti. Siin on 1, 2 ja siin on 3. Et täpselt nende koostöö siis tegelikult defineerib meie tasakaalu. et kui tänapäeva jalatsid on sellised hästi pehmed ja ümargused ja igatipidi sellised mugavad, siis tegelikult mis puudutab tasakaalu ossa, siis nad tegelikult väga palju kaasa ei aita. Et tasakaalu aitab kaasa väga palju paljajalu käimine ja üldse jalgadel olemine sellisel moel. Et mida on märgatud ka tihti see, et vanemas eas inimesed ei saa enam tasakaalu hoidmisega eriti hästi hakkama ja see on tulnud sellest, et lihtsalt see side nende 3 punkti vahel on nagu balansist väljas. Ja ma olen selle endale rutiiniks võtnud, igapäevaseks rutiiniks tegeleda just nende 3 punkti aktiviseerimisega. Ja siis nende elus hoidmisega, et ma ikkagi tulevikus ei kukuks nii palju, sest et kukkumine on omaette teema ja kes teab, kes on tegelenud võitluskunsti nagu judo, seal jiu-jitsu, aikido ja nii edasi, et kukkumisõpetus või kukkumine on tegelikult väga kasulik ära õppida, et keha õpiks tegelikult reageerima õieti, kui kukume. Ja enne kui me üldse jõuame tegelikult reageerida kukkumisele, siis me tegelikult lihtsalt kukudki niimoodi, kas sa kukud siis valeti või õieti. Et vanem inimeste puhul ongi tihti, et kukutakse lihtsalt täiesti, sa ei saagi midagi teha, sest sa ei tea, kuidas kukkuda. Aga läheme siis edasi. Põhimõtteliselt see on väga lihtne. Ei ole midagi keerulist, see võtab tegelikult maksimum 2 minutit päevast aega. See on nagu soovitan kõigile, see on isegi väheke mõnus teha oma ajule sellist tööd ja kui algust tegema hakkate, siis ma võin teile öelda, et nagu minagi märkasin, et arvasin küll, et ma tunnetan oma keha või tegelen siin igasuguste tegevustega oma keha osas, et tunnetan oma keha, saan kohe hakkama. Polnud küll see nii lihtne, aga harjutamine teeb meistriks, nii et soovitan. Siin ei ole midagi, siin on nagu lihtsalt jalad suht lähestikku kokku panna, kui võimalik. Ütleme tunnetada, sest et kui on laiali, siis on väga raskem sipa teha. Aga kuna siia ma olen endale nüüd
jalaaugud sisse teinud aja jooksul, kus ma siin hommikuti oma rutiine teen, et siis ma, aga tunnetage ise, sellepärast et see tõesti ta nõuab sellist väheke sellist enesetunnetust, et siin laiali ajad, siis on raske teha, et ikka pigem koos, et need jalad on nagu koos, aga noh, hea oleks, kui ikkagi on selline tasane pind, et siis, sest et ilma tasase pinnata on keeruline. Aga esimene harjutus selle puhul on väga lihtne, see on nagu lihtsalt varvaste laiali ajamine, nagu sõrmedena ajad nagu laiali, varvad ka laiali ja lihtsalt seisad tegelikult kahe nuki peale ehk siis selle tagumise kanna all oleva kondi peal ja siis selle nuki peal, mis on siis suure varba all ja siis sa lihtsalt ajad varbad laiali. Proovid ajada nii palju laiali kui võimalik, tunned siit pinget ja 15-20 sekundit lihtsalt. Hingamine läbi nina kui võimalik ja lihtsalt ajadki neid lihtsalt nagu laiali niimoodi ja oled sees. See on nagu väga hea isegi jalalihastele selline mõnus harjutus. Lükkad siit laiali niimoodi, seisad. Kui see on tehtud, siis järgmise tähendab liigutusena on paned suured varbad maha ja tõstad teised varbad üles lihtsalt. Ja põhimõtteliselt samamoodi hoiad 15-20 sekki. Suured varbad maas, teised varbad on üleval. Ja huvitaval moel märkad, kuidas sinu sõrmed reageerivad sinu varvaste liigutusele. See on päris naljakas, et algus ongi täitsa, näed seda korrelatsiooni. Nii, kui see on nagu tehtud 15-20 sekki, lased maha, puhkad väheke. Hingad sisse, välja väheke. Ja siis järgmine etapp on varbad maas, teised varbad maha ja suured varbad ülesse. Kui see on tehtud, jälle puhkad väheke, sa tunned kindlasti kõik lihased lähevad siin tööle. See on selline ikkagi nagu pingutus. Ja vahest ongi sellised staatilised hoidmised või sellised koha peal hoidmised palju kasulikumad kui aktiivne liigutamine või aeglane liigutamine palju kasulikum kui järsk liigutamine või järsud tegevused. Ja siis viimane liigutus on, 4. liigutus on siis lihtsalt ajame varbad krõnksu. Hästi nii palju kui võimalik, et siin tasub seda tõmmata kohe nii palju kui võimalik. Ja seisad samamoodi. See on siis jah, selline tasakaalu jaoks väga vajalik ja tõesti soovitan seda lihtsalt praktiseerida igapäevaliselt, kui võimalik on, kui meelde tuleb, et see tõesti ei ole ajaraam, ajakulu on ju nii väike tegelikult, aga kasutegur on ikkagi päris suur. Ja siis me liigume edasi, et jalaliigesed. Et kuidas jalaliigesed ja üldse see tasakaalu teema ikkagi, eriti kui me oleme nagu vanemaealised, et siis kuidas anda närvisüsteemile selliseid väikseid tegevusi, et sa oled kogu aeg selline on the money, on the point, et tunnetuslikult oled nagu okei, närvisüsteemile samamoodi väga super. Et see ka defineerib tegelikult see ühe jala peal seismise on tihti ka seotud sellega, et kui kiiresti siis elust ära lähed, et kas sa oled suuteline tegema või mitte. See on nagu uurimustööd on tehtud sellel teemal, et selle seos siis sellega. Aga see selleks. Ja
siis esimene harjutus on või esimene liigutus on põhimõtteliselt väga lihtne, et me seisame ühe jala peale, et lihtsalt nagu tõstame jala siia ette ja lihtsalt liigutame jalga niimoodi. Et siin pingutust ei ole vaja nagu ka samamoodi väga teha. See on lihtsalt, et siit, kui me jääme jalaringe tegema, et siis ta oleks saanud juba väheke rohkem verd ja siis on ka väheke selle osa venitamist rohkem ka, et mida ka samamoodi nagu väga palju ei tee. Et siis teise jalaga samamoodi leida sobiv asend ja et siin on ka hingamise puhul, et ei ole mõtet nagu proovida hingata iga liigutusega, vaid hingamine on tegelikult selline nagu väheke meditatiivne hingamine, et hingame rahulikult, et liikumine on võib-olla aktiivsem kui meie hingamine, et see hingamine lihtsalt on selline nagu rahulikum tempoga. Ja nüüd me läheme jalaringide peale, sama asi, et jalga ette ja siis me lihtsalt jalaga ringi. Aga siin on jalaringid meil hästi rahulikud. Me ei tegele praegu liigese avamisega, vaid me tegeleme fasciaga. Ehk siis meie jalaliigutused on hästi väiksed. Siin on pigem see, et kui tunned, et lihas või hakkad pingutama, siis sa enam nagu fasciat ei liiguta siin hetkel. Et siin on hästi rahulik, see on pigem selline õrn paitus, nagu hästi väike signaali andmine meie kehale, et ma hoolitsen sinu eest. Ma tahan, et mu elukude mu sees liiguks. Ja kui ma tunnen, et on teinud piisavalt, see on jälle 20+, seal kordasid ma ei loe eriti, ma teen seda tunnetuse põhiselt ja proovin olla nii rahulik, nii aeglane kui võimalik, nii väikse jõukasutusega kui võimalik, mis on tegelikult ei ole ka üldse nii lihtne. ikka kipub see jõuasi peale tulema. Ja siin on see lõtvus, et kuidagi hästi lõdvalt, et see nõuab aega, ega mul ka endal ta nii lõtv veel ei ole, aga seda on huvitav tunnetada, kuidas seal on see piir, kuidas see ta nagu õhus liiguks su jalg, see kõõluse osa ta liiguks nagu õhus, et ta ei ole nagu lihas, ta kuidagi nagu õhus liigub sellisel huvitaval moel.
ja järgmisena siis muidugi meie põlved, samamoodi väga vajalikud tegelased ju meil, meie kehaosakesed. Ilma põlvedeta ei saaks ka nagu mitte kuidagi hakkama ja nendega, kui palju sa ikka põlvedele tähelepanu pöörad, eks ju, peaaegu keegi ei pööragi tähelepanu, on ju. Kui aus olla, et noh, sa ei mõtle eriti, mu põlvede peale, et kogu aeg kasutame, aga tegelikult samamoodi tahavad sellist tähelepanu ja sellist hoolt saada, et ikkagi, et siin samamoodi jalad rohkem koos kui laiali, sest et noh, siis on lihtsalt rohkem nagu koos siin hetkel ja samamoodi ette kummardades, noh, ütleme niimoodi selline ettekummardusasend nagu rahulik, et ei ole mingisugust pinget vaja, et kui sa nii teed, siis on nagu väheke keeruline, et ta lihtsalt ikkagi pead ette kummardama. Ja siis on nagu lihtne, et panna see käed, kas siis paned, kuidas soovid, kas sa paned kõrve põlvede peale siia niimoodi, kuidas soovid, lihtsalt tunnetada täpselt. Minul meeldib nagu sellel harjutuse puhul neid siin hoida, et siis ma nagu kuidagi tunnetan liigutuse puhul nagu paremini. Ja loomulikult, kui te siin nagu teete siin samamoodi, et see ei ole nagu selline tavaline nagu põlveringi tegemine, see on fassia liigutamine, aeglane ja rahulik. Et siit lihtsalt rahulikult lihtsalt seda tunnetada, seda lõtku, ma ütleks pigem seda põlvede lõtku. Ja mina panen silmad kinni sellepärast, et ma lihtsalt niimoodi tunnetan paremini seda sisemist nagu oleks nagu põlvede sees ja vaatan selle peale nagu, kuidas ma põlve siis seespoolt liigutan väljapoole. Ja siis ühtepidi ja teistpidi. Kui on põlved saanud sellise mõnusa väikse liigutustega tehtud, siis on meil puus. Puusaga samamoodi, mina panen tavaliselt käed siia alla kõhu juurde, nabast allapoole, kus on meie chi kogunemispunkt. Ja siin võib läheke jalad olla selliselt õlalaiuselt niimoodi, et on nagu mugav ja istudki siin nagu jalgade peal nagu, et väike niisugune lõtk on ka nagu hea, et nagu istud siin jalgade peal mõnusalt niimoodi, nagu istuks toolis. Ja siin on samamoodi, et see hästi õrnakene on see liikumine. Ütleks niimoodi, et nagu peaaegu ei liigukski. Et siin on jällegi samamoodi aeglane, hästi rahulik. Seesmine õlitamine.
ühtepidi ja teistpidi. ja ega ma peaks nagu rääkima, aga kuna see rääkimine võtab selle keskendumise ära, siis ma lihtsalt ikkagi olen nagu vait, aga ma selgitan, et ikkagi see hingamine on väga rahulik ja liikumine on rahulik ja kiiret pole kuhugi. ja lihtsalt tunnetage seda hästi rahulikult, kuidas sul seesmiselt siis tegelikult selles tühjuses keha liigub. kuidas ta seesmiselt õlitub, kuidas ta seesmiselt annab talle sellist mõnusat sujuvat hoolt, mida keha tavaliselt me ju ei saa, me kogu aeg oleme hästi aktiivsed ja kogu aeg tegutseme. Siis on see moodus siin väiksel moel talle teistmoodi tähelepanu anda. Siis meil tuleb selgroo aktiviseerimine, ühesõnaga, et see on samamoodi selline huvitav selgroo nagu lainetamine, et algust tõmbatakse, kui sa seisad, siis sa tõmbad nagu siit sisse ja siis teed sellise kaare, siis sa tuled siit üles ja siis tõmbad nagu üles. ja siin on pingutust ei ole ka palju vaja teha, et loomulikult seda võib ka väga agressiivselt teha, aga siin selle puhul pigem rahulikumalt ja vähem sellist pingutust, et ta peab olema ikkagi selline seesmine lainetus, aga sellega su selgroo aktiviseerub väga ilusti ja sa isegi tunned igasuguseid raginaid ja asju, need kõik hakkavad välja tulema. Alguses tundub väga kummaline, et sul nagu selgroog üldse ei tahagi lainetada, aga uskuge mind, võtab aega, aga on seda väärt. Kui selle lainetuse nagu kätte saate, siis te hakkate märkama, kuidas kõik see energia hakkab kehas liikuma, kui peopesadest kuni jalgataldeni välja, et see on nagu väga huvitav kuni ülesse välja. Et ühesõnaga jah, et siin on, proovime siis sellega nüüd siis nagu hakkama saada. ja samamoodi see hingamine on ikkagi sama niisugune rahulik hingamine, hästi mõnus selline. Siin tuleb see hingamine muidugi nagu sellisele iseeneslikult kaasa, et sa hingad sisse, jõuad ülesse, hingad nagu välja ja samamoodi hingad sisse, tulles alla, hingad välja, et see lihtsalt kujuneb lihtsalt selle tegevuse käigus välja, et siin ta lihtsalt kuidagi keha niimoodi hingab. Hingamist ei ole vaja kontrollida, seda lihtsalt olge nii loomulik kui võimalik.
tuleb suu kaudu vahest välja ka hästi, siin ei ole vaja nii mõelda selle peale, vahest kiskub välja suu kaudu selle hingamise, vahest nina kaudu. Et siin ja selgroog on selline ikkagi väga kõige tähtsam üldse tegelane meie kehas, mille ümber kõik koondub, et siin olge lihtsalt vabad. Mõnusad raksud kuivad teie kehas. Korra veel. Ja nüüd, kui see on tehtud, on jäänud veel õlaringid. Õlaringid on sellised väga selle koha pealt väga keerulised, lihast tahab kogu kaasa tulla. Et selles suhtes on samamoodi hästi mõõdukas, hea seis, jalad maas, rahulik seis, õlad lõdvad. Ja liigutame lihtsalt õlgasid ühes suunas ja teises suunas. Et jah, siin ikka kipub meil, tahavad õlad nii üles tulla, et ikka tahame nagu kuidagi nii teha või kuidagi jõudu rakendada, et proovida seda vältida lõdva. Et mitte lasta seda üles tulla, et tegemist on lihtsalt puhtalt õlafaasiaga, et siis ka tegelikult ja siin tuleb eriti hästi esile see, et me kiiresti alati saame liigutada ja märkamatult, aga kui me tõeliselt aeglaselt liigutame oma keha, et kui keeruline siis see tegelikult on teha niimoodi, et sa tegelikult tunnetad seda mitte lihase poolt, vaid energia poolt seesmiselt. See on terve teadus ühesõnaga omaette ja väga huvitav. Nüüd teeme siis teistpidi ka need õlaringid ära.
ja see ongi siis põhimõtteliselt selline hommikune rutiin, mille lõpuossa siis ma tegelikult teen veel kontide aktiviseerimine ehk siis, mis on nagu väga vajalik põrutus meie kontidele, et nad kogu aeg ennast taas looks, ühesõnaga, mis on nagu meie keha peal üldse imeline, et see tegelikult kogu aeg taas loob ennast ja kogu aeg toimetab meie jaoks, minu jaoks, et teie jaoks ilma küsimusi esitamata, aga tegelikult tema õigemini see signaalide suhe, mida ta saab, siis defineerib seda, kuidas ta tegelikult siis tegutseb. Et kui kondid ei saa nagu põrutust, siis tegelikult kondid ka deformeeruvad, et see nagu on tõestatud teaduslikult ka igatepidi. Et kosmoses, kui kosmonaudid lendavad, siis kondid hõrenevad, ujujatel samamoodi kondid hõrenevad. Ühesõnaga, et kui anta kehale põrutus, siis kondid lihtsalt neil ei ole seda signaali, et toimetada, et need lagundavad ja ehitavad üles, lagundavad ja ehitavad üles. Ja see on lihtsalt Hiina rahva võimlemisest väga levinud ja siin ei ole ka nagu lihtsalt midagi keerulist, see on lihtsalt kandadele põrkumine, ühesõnaga. Ütleme niimoodi lihtsas keeles, et tõdad kiki varvukile ja kukutad ennast lihtsalt ja nagu lõdvalt, et sul nagu võid ka õlad üles tuua, kui sa soovid, et see ka aitab kindlasti paremini nagu seda põrutust saada. Ja siin on nagu see, et siin tasub välja hingata, et siin on nagu ei tasu, siin on nagu sisse hinge ülevalt ja alla nagu see täie rauaga nagu välja hingamine. Et siin laseme nagu selle õhu nagu välja, põrutame selle õhu nagu välja. Ja soovituslik 30–50 korda päevas, sa teed endale kontidele tohutu kingituse igapäevaliselt sellega, et sa lihtsalt põrutad neid vähekene. Nii et hakkame siis tegema. Päris kinni ei ole vaja tõmmata siin lihtsalt nagu eriti hea, kui hambad korras kokku löövad, olge ettevaatlikud, keel ei tohi vahele jääda. Ja selline põrutamine on lihtsalt igati kasulik. Et võite ise ka uurida, kui teil aega on, selliseid teadusuuringud selliste teemade kohta, mis tegeleb just vanemaealisusega ja üldse selle keha kooslusega, kuidas ta töötab ja mis toimub meie kehas, kui me teeme teatud tegevusi ja kui me ei tee teatud tegevusi. Et see on selline nagu praktiline pool selles elukudemes, mida ma tahan teiega jagada, et need tegevused, rutiinid, harjutused, mida ma tulevikus ka jagan, et ega see on täiesti läbi katsetamise meetodil saate ise teada, et soovitan alati praktiseerida ise, kogeda enda kehal neid asju, mida teised teile räägivad, et ärge võtke nagu pimeusklikult kõik ette, et see ikkagi igaüks meist on erinev, igalühel on oma erinevad keha liikumise tegelikult vajadused ja ka tegelikult seesmised nagu sellised
ma ütleks isegi nagu lapsepõlve võib-olla sellist kaasa tulnud huvid, et sellest jõuab veel rääkida, kui palju lapsepõlv tegelikult kui palju on lapsepõlve seal peidus, sellest ma jõuan veel rääkida veel eri osades. Tahtsin teha siia praktilise osa vahele, et tulevad nüüd sellised jutuosad ja praktilised osad, et ja nagu tellimuse peale tuli siia ka nagu päike ja siis vanaisa päike on ikkagi meie eluhoidja siin emakesel maal ja suure rõõmu allikas meile ja samas ka see, mis teeb imelisi asju meie kehale. Lihtsalt lustab päiksevalgus, eriti need esimesed, kui me ärkame, et keha saaks nagu päiksevalgust. Ja siis mina nagu pean tunnistama, et ma olen praktiseerinud sellist asja nagu päikesesse vaatamine. Et see ei ole üldse midagi uut, see on vana praktika, millega on tegelenud siis šamaanid ühesõnaga päikse vaatamisse ja selle impulsi loomulikult üks suur impulss oli päiksetantsul käimine, selle päiksetantsul nägemine, kuidas need mehed seal tantsisid päikse all ja lõõma päikse all ja kuidas nad seal tantsides otsa nagu päiksesse kuidagi vaatasid ja ma ei tea, kas seal nad on tegelikult täiesti teises seisundis muidugi, võivad vaadata, mida näha. Aga noh, ühesõnaga ma hakkasin seda praktiseerima umbes 2004. aastal, siis kui mul poiss sündis ja siis ma käisin jalutamas vankriga ja siis ma tihti hakkasin seda praktiseerima päikse vaatamist. Et tegelikult on see suht kuidas öelda, mingis mõttes nagu väheke ohtlik, kui ei tea, mida teed, aga kui seda nagu tõesti nagu ettevaatlikult läheneda, seda mõista, kuidas sellele läheneda, siis ta ei olegi nii ohtlik. Et tegelikult esmaselt ikkagi soovitan alati see, niikuinii see on nagu väga kasulik, lihtsalt silmalaud kinni panna ja seista päikse käes näiteks 5–10 minutit. On ka üks väga mõnus kingitus, et lihtsalt, et kui me kõnnime kogu aeg silmad all lahti, siis me nagu seda ei tee, eks ju, me isegi pööra seda tähelepanu, aga tegelikult jah, see on jällegi uurimistööd on näidanud, see eriti just esimese hommikupoolikul, kui sa just üles ärkad, et tulla seda päikse kätte ja just näkku lasta või kehale lasta päikest. Ja tavaliselt ma alustangi sellise, ütleme niimoodi, panen silmad kinni, lihtsalt seisan päikse käes praegu, lihtsalt lasen sellele päiksevalgusele endale siia näkku laskuda ja kuna mul on see kogemus juba olemas, siis ma seda praegu siin 5–10 minutit vaikides seisma ei hakka. Aga mida ma hakkan tegema, on kindlasti päikse vaatamine, sellepärast et mulle meeldib temasse vaadata. Ja seda on võimalik teha, sellepärast et kui õpite seda aega mööda tegema, et see esialgu võtab aega selles mõttes, et esiteks see, et ei põletaks oma silmasid ära ja teiseks on see, et sa ei saagi sellega hakkama, sest pisarad hakkavad voolama alguses ja kõik sellised asjad. Ja kindlasti on väga suur vahe sellel, millal vaadata, et hommikupäike on ja õhtupäike loojungul ja hommiku päiksetõusul ja õhtul loojangupäike nad on palju rahulikumad, et soovitangi praktiseerida esialgu seda üldse hommikupäiksega, varajase päiksega, päiksetõusu ja päikseloojangu ajal. Alustada päikseloojangust on kõige lihtsam tegelikult, siis ta on suhtkond kõige sellisem rahulikum. Ja mitte teha seda ka muidugi väga pikalt, sellepärast et pärast on lihtsalt see nägemine väheke deformeerunud. Ütleks niimoodi, et aga D-vitamiini pauk ja ühesõnaga see päikseenergia, mida saab kogeda sellega, kui vaadata pikemalt, see on omaette kogemus. Nagu tunne, et päike on sinu sees ja sina oled päike, eks ju. Et võib kõlada müstiliselt või mida iganes, aga mulle meeldib päiksesse vaadata ja ma tegelikult teen seda peaaegu iga päev, iga võimalusel korral, kui mul on seda võimalus olemas, aga kindlasti on ajastamine väga tähtis, et ma ikkagi, kui on ikka päris päev ja siis ma seda küll ei tee, et see on lihtsalt, teeks silmadele väga palju kahju. Ja kui tõesti õnnestub seda praktiseerida ja õppida seda ja kui huvi on,
et siis jah, seda informatsiooni leiab ikkagi ja see ei ole nagu midagi keerulist. Selle käigus saad ikkagi tänada seda kogu universumit ja seda päikest ja kõik seda kõiksust, seda imelist emakest maad. Et olla siin sellel imelisel planeedil, olla koos kõikide nende lindude, loomadega, inimestega, nautida igat päeva. Ükskõik kui raske või keeruline ta vahest ka ei ole, tunda rõõmu lihtsalt elust. Ja kui tunnen, et on paljuks läinud, siis pane silmad korraks kinni. Seda ei pea üldse palju tegema ka. See on ainult mingisugused väiksed sutsakad. Aga seda valgust, mis sa sees tunned, see on ikka imeline. Nüüd on päikseannus ka käes ja sellega siis lõpeb või saame ühele poole siis Elukude episoodiga. Ja tänan, et olite minuga ja soovin teile imelist päikselist päeva ja järgmiste kordadeni, kui me oleme jälle Elukudeme lainel.